mind alati paneb mõtlema nagu see, meil räägitakse tihti, seda on rohkem räägitud nagu võib-olla enesearengu või sellise vaimsema, esoteerilisema enesearengu või eksistentsiaalsema kasvu juures, et päris muutus leiab aset siis, kui on piisavalt valus. Kindlasti oled seda kuulnud. Mina vähemalt olen seda kuulnud, ma arvan 100 kordi ja mulle tundub, et see on ka meisse sisse juurutatud nii tugevalt, et noh, see tegelikult enne mainisid ka sama asja, et see sama lihtne suhe, kus on hea poiss, toob siis seda armastust ja tähelepanu ja rahu ja stressivaba elu ja edasi. Et see on kuidagi nagu too easy. Suhe või ikkagi elu ikkagi raske olema, pean kannatama ja valus olema ja siis saad valust üle ronima ja siis ronima mäe tippu ja sealt alla veerema ja siis uuesti üles ronima ja siis olema verine üleni ja mis iganes veel siia neid näiteid nagu tuua on ju. Et aga mulle tundub, et ka suhetes on see pool ja seda räägitakse rohkem enesearengu mõttes, aga suhte poole pealt ka meil tundub üleüldiselt, et elu peab olema kogu aeg nagu raske ja hullult vaeva on vaja näha. Aga kui ma täna vaatan isiklikust kogemusest vaatan täna enda seda 13 aastat, mis ma koos oleme olnud. Ma ei tea, kas mul, mitte ma ei tea, vaid ma tean täpselt, et mul ei ole olnud enne kergemat ega lihtsamat suhet, kui on täna. Ja mul on neid suhteid vähe olnud, selles mõttes, et see on üks esimesi tõsisemaid suhteid, teised on ikkagi olnud nagu võrdlemisi noored ja ma olin seal võib-olla, ma ei tea, keskkooli algusklassides. Et noh, siis tegelikult ma olin nagu noor, nüüd ma olen nagu täiskasvanud inimene 21, kui me kokku saime, hakkasime elama, aga ikkagi noor siis, aga on tõesti nii lihtne ja probleemid ette ja kui ma ütlen probleemid, et me rääkisime ka, et probleeme on, aga need ei ole nagu sellised, kus vanasti oli nagu, et kogu aeg oli mingi ärevast äkki nüüd ma lahku või mingi pseudosükke nagu pask, nagu noortel on ja see kandu üle nagu sinu kogemused, kuulen ka tegelikult täiskasvanu ikka ka, kui ma ei tegele sellega, et me kasvame kunagi suureks, aga et nii lihtne suhe on ja ma ei ole nagu seda meelt täna, et ma peaks tänases suhtes hullult kannatama, et see suhe saaks veel tõusta kõrgemale. Saab ka mitte läbi valu teha seda. Jaa, täiesti olen nõus ja meil on ka olnud seda arutelu abikaasaga, et tema on öelnud ka, et meie suhe on nagu üks lihtsamaid ongi kõige lihtsam suhe, kus ta üldse kunagi on olnud. Ja põhjus, miks see nagu nii on see, et ta ei vea seda suhet üksinda. Et kui mõeldagi kas või selle peale, et kas sul on suur diivanit üksinda lihtne liigutada või kahekesi, siis kahekesi on ju lihtsam. Ja see ongi see põhimõte, et kui sa oled kahekesi koos pühendumas ja nende probleemide ja raskustega koos, siis see ongi lihtsam ja kui teine võtab ka vastutust enda osa eest, siis see on lihtsam. Sest see, mida ma näen tihti, on ka see, et need vastutusalad on hästi segased. Minul oli samamoodi, ma ei teadnudki, mis on minu vastutus. Kõik ju räägivad erinevat juttu, nagu sa ütlesid, need spirituaalsed kontseptsioonid ka. Ole voolavam, siis teine ütleb, et ole nagu standardid rohkem, on ja ära voola, sul peavad olema standardid, on ja. Kolmas ütleb, et ma ei tea, mees energia on kuskilt paigast ära, on ja. Sa ju tegelikult tarbid seda sisu ja sa näed neid asju, kui sul on probleem. Ja lõpuks oled ikka nii segaduses, et mida ma siis tegema pean, kas ma pean voolama või standardid või piirid või siis see teine jälle ütleb, et ei, õige naine on ikka see, kes allub mehele on ja siis lõpuks ongi nagu, sa oled nii segaduses. Mida ma tegema pean? Et võib-olla täna on see, et minus enam ei ole seda segadust suhtealal. Ma rõhutan suhtealal, sest muus eluvaldkonnas mul on endiselt segadus, ma ei tea, kuidas oma ettevõtet õigesti kasvatada, ma seal näiteks need ärevad, vältivad mustrid praegult mind nagu rämedalt nii-öelda panevad jalga taha, sest ma tahan kannatada, teha raskelt asju, tahan nagu liiga, ütleme nagu palju võib-olla pingutada asjade nimel, võib-olla kas või selle pärast, et nagu räägin valed inimestega näiteks, on ju. Et mulle tundubki, et nagu ma pean justkui nagu neid veenma kuidagi, et nagu see kergem on ju niimoodi suhtes olla, on ju. Aga sa ei pea, sa pead lihtsalt õigetel inimestele ütlema, et nagu mul on sulle nagu mingid lahendusi, on ju. Et see oli näiteks see, et sellel aastal ma hakkasin juba eelmine suvi lammutama enda uskumuste süsteemis siis rahauskumusi ja seda ma ütlen ka, et need kiindumusmustrid, need lähevad nagu igasse eluvaldkonda. Et raha, isegi seksi kohta mul on nagu juba kaardistatud väga palju nagu uskumusi, mis mul on nagu seksi kohta, mis paneb mulle endale jalga taha, mis paneb mind näiteks vältima seda, on ju. Et, ja see on ka nii, et kui ma nagu ühes kohas lammutan, siis teises kohas hakkab lagunema. Et näiteks kui ma hakkasin on ju ettevõtte ja kasvamise ja raha mõttes nagu lammutama, siis seal oli selline nagu kuhandumine, sellised
mingid mustrid, on ju, ja siis, kui ma seal lammutasin, see hakkas suhtes ka lagunema. Et nagu ma ei saanud enam oma partneriga ka samamoodi enam olla, sest ma ikkagi tundsin, et ma kuskil osas võib-olla nagu liiga surusin alla ennast, on ju. Et lihtsalt selleks, et tema oleks õnnelikum ja kuidagi uskusin, et siis nagu ma olen kuidagi kuidagi kindlam või safe on olla suhtes, kui sa igaks juhuks natuke rohkem mõtled tema peale kui enda peale, on ju, aga siis mingi kuskilt ikkagi närib see, et ja enne ma ei saanud sellest närimisest aru, kui ma seal ettevõtte nagu asjades lammutasin ära ja siis ma sain aru, et oota, aga miks ma siin nüüd pean niimoodi rahul olema teistmoodi, on ju. Ja siis see hakkab segadust tekitama kõik need asjad ja võib-olla see üks asi, mis ma tahan inimestele väga anda, ongi see kindlus enda sees, et ma tean, mida teha. Et ma tean vähemasti nagu, kuidas enda seest nagu võib-olla neid vastuseid leida. Ma ei pea alati kuulama nagu internetis mingit inimest, kes kommenteerib, kuidas asju teha, on ju. Ma ei pea kuulama oma ema, ma ei pea kuulama ka seda, ma ei pea kuulama ka seda coachi, on ju. See ei pea mind ka kuulama, kuidas mina asju teen oma suhtes. Mina tegelikult tahan, et sa kuulaksid ennast. Et sa saaksid ise aru, mis on sinu jaoks õige, et sul tekiks endas see kindlus, et vahet ei ole, kellega ma olen koos, mis mu elus juhtub, mina tean, mida teha ja kui ma ei tea, siis ma tean, kuidas seda enda seest leida. Et võib-olla see on parim asi, mis ma olen enda elus endas saanud. Et ma ei pea käima kogu aeg väljapoole nagu otsima nagu valideerimist ja sellist nagu, eks ma ikka otsin, inimlikult sa ikka natuke otsid seda heakskiitu, et lähed natukene on ja astud sammu, vaatad, kuidas ümbrus reageerib, see on loomulik, meie keha tahab ju aru saada, kas mul on turvaline seda sammu astuda. Aga need sammud ei jää astumata sellepärast, et keegi kommenteeris, et sa on nõme ja või ei tea, mis iganes on ju. Et või siis su suhted ei lagune lihtsalt sellepärast, et nagu mingi asi hakkas on ju kõikuma ja siis ma lähen kohe ka, vana mina oleks läinud kohe KV-sse kortereid vaatama, vaata, et nüüd on läbi, nüüd on kõik nagu. Aga tänane mina istus laua taga, ütles mehele, et ma tunnen, et meie see etapp suhtest on nüüd läbi, nüüd me hakkame midagi ehitama sinna nagu. Aga see ehitamine ei ole raske või suke, et jälle pead nagu tegema. Mõnes mõttes isegi põnev näha, et kus me nüüd koos edasi kasvame. Ma arvan, kui inimesed laseks ennast vähem mõjutada sellest, mida ümberringi arvatakse, eriti see sotsiaalmeedia oma äppide ja platvormidega, kui me seal vähem esiteks aega veedaks ja teiseks jälgiks seda, mida keegi meist arvab, siis oleks elu nagu palju. Kui palju on, mõtlen, et kui palju on mulle siin 8 aasta jooksul kirjutatud negatiivseid kommentaare või neid ei ole väga palju olnud, aga ikka mingid märkused või mingid soovitusi tee nii ja tee naa ja ma küll nii teeks ja ma ei tea, kui ma kõik oleks kuulanud, siis ma ei oleks täna siin. Nagu, et jaa, seal on vahel hetki, kus need trigerdavad rohkem, kui sa võib-olla tahaksid enne, siis sa vaatad endale otsa, kui tahad selle tegeleda ja mõnikord lihtsalt on inimene, kes ta kirjutab, on lihtsalt tundub, et ta on peast sassis, et soovis lihtsalt ennast välja elada. Siis see võib mind trigerdada, aga siis ma ei pea enda tegelema, et ma saan aru, et see on nagu okei. See ei ole nagu see ei ole minu viga, et ta nagu niimoodi käitus on ju, et kõik ei ole minu lahendada nagugi, võib-olla või minu päästa kuidagi, et sa saad selles ühes samas keskkonnas, et ma näiteks Streetsiga kogesin seda, et ma läksin sinna mingeid ausaid mõtteid kirjutama, ma sain kohe nagu rämeda viha kaela sealt ja see esimene reaktsioon oli mul näiteks selle nähtavale tulekugagi see, et ma lähen siis ennast kas peitma või muutma on ja siis ma tollel hetkel otsustasin, ei, kurat, sa ei muuda midagi sinna. Ja sellel hetkel ma tegelikult muutsin selle kogemuse seal ära, et samal platvormil ma läksin ikkagi nagu edasi ja jättes endale kindlaks, need õiged inimesed tulid ka, kes nagu on minu mast ja ja siis mul hakkas fun seal nagu nendega arutada ja rääkida, vaata. Et see on jah, see koht, et me nagu tahame seda kohe nagu minna päästma või lahendama kähku ära, et siis ma saan nagu natukese mugavama tunde, aga tegelikult see ongi see koht, kus siis see tahtejõud ja kõik tuleb, et aga kas ma pean seda tegema või ma olen seal natuke ebamugavalt, aga siis hakkab see väline ka nagu jällegi need kinnituste otsimine hakkab nagu õigest kohast pihta vaata. Ja vahel on vaja vaata neid vestluseid ka, sa ütlesid ka, et midagi kuidagi tuli mul see mõte, et see enda kuulamine, et vahel ongi vaja ikkagi minna, ma ei tea, Pille juurde või Krissi juurde või Urmase juurde või ma ei tea, Tõnu juurde või kelle iganes juurde, kui sa tõesti ei leia seda enda keset üles, siis teinekord see ei olegi see koht, et tule ütle mulle, kuidas mina olen pean, vaid lihtsalt need on need küsimused või ka mingid vestlused, mis võivad tekitada sinus endas neid küsimusi, aga mida mina päriselt siis tegelikult tahan või kuidas mina tegelikult päriselt
mõtlen. Ja peegeldamise mõttes küll jah, selles mõttes olen ka mina nõus, et ka mina ise kasutan näiteks ettevõtluseski praegu mentoreid, ma ei hakka jalgratast ise nagu leiutama, kui mul oli esinemine tulekul, ma kohe võtsin ühendust esinemismentoriga, et kuidas me need minu mõtted saame siis kenasti rivi, on ja et mina ütlengi seda, et mina ei taha kannatada elus ja nagu ei pea kannatama, et see on ka natuke vaata see, et noh, ma pean olema tugev, ma pean ise hakkama saama, umbad ristis, vaata taidlad, seal samas on olemas jumala head spetsialistid, nad isegi ei küsi nagu nii palju seda raha, on ju, sul tegelikult oleks see võimalus, aga tekibki siuke tunne, et aga äkki ma ei ole siis piisavalt väärtuslik, kui ma kõike nagu oma peaga välja ei mõtle, et kuidas saab Pille õpetada teistele, kuidas armastuses ennast mitte kaotada, kui ta on enda ettevõttes ennast nii ära kaotanud, et ta enam isegi ei tea, kus ta on, vaata, et mis on ta hääl, mida ta teeb, on ju, aga see ongi see, et see ongi nagu inimlik. Sa oled ühes asjas nagu mingi asja läbi teinud, seal sa enam seda ei kaota, teises asjas sul on väljakutsed ja ka mina kasutan abi. Ja kasutangi abi just selle, noh, nii palju, et ma saan selle peegelduse kätte, ma leian enda seest need mustrid ülesse ja siis ma saan ise edasi. Aga tihti sa ei leiagi, sest noh, nagu me enne ka rääkisime, kui sa oled selles juba nagu selles nii-öelda piiratud vaateväljas, on ju, siis ega sa sinna kõrvale ei näe, aga inimene, kes on juba näiteks selle läbi teinud, tema näeb. Tema saab sulle näidata, et näe, kuule, see võimalus on ka. Et noh, paari suhtesse tagasi minna see näide näiteks minu ema. Ma tean küll, kus kohast mul need igast asjad tulevad, on ju ka. Et ma nüüd kui üldse ei halvusta oma ema, ta on nagu väga tore inimene, on ju, aga ma märkan temas mingid nagu kommentaare, on ju, et näiteks me olime mingid peresündmusel seal istumisel, on ju, ja siis mingi teema oli, vaata, et naised, mehed, kuidas kodus asju tehakse, vaata, meil on niimoodi võrdselt, et teeb see, kes saab, on ju, vahet ei ole, kes teeb süüa, kes koristab, on ju, kes lapsega on, see on, kes saab ja toetame, on ju, on siuke võrdne. Ja siis minu emalt käis mingi siuke kuldne lause läbi, et noh, naine peabki rohkem kannatama ja rohkem nagu tegema, on ja siis ma olin kohe tiivani pealt, ära õpeta meie nagu järgnevatele põlvedele seda jama, vaata. Et ma kohe nagu vastandasin ta ära, et nagu selle koha pealt, et jah, see on üks viis, kuidas olla. Aga mina tean ka teist viisi, meie peres näiteks ei ole nii ja siis ma selgitasin, kuidas meil on ja seal samas olid kõrval kuulamas 12 ja 14 aastane tütarlaps, on ju. Ja nüüd ongi nagu see, et neil on vähemalt nagu 2 perspektiivi, mille vahel valida. Aga kui mina oleks seal suu kinni istunud, siis nad oleks võtnud minu ema perspektiivi, see oleks kuskil alateadlikult salvestunud, et ahah, ja näe, vaata, see kinnitab täpselt seda, et näiteks minu ema ka niimoodi on teinud, on ju terve elu seal rohkem nagu ise toimetanud, mingi planeerinud, on ju, ja siis nad lähevadki oma suhtesse, et nii ongi õige, nii teemegi. Ja me oleme ka seda sarnast asja siin oma keskis ka partneri arutanud ja lapsele, meil on laps tütar 7-aastane, et talle nagu selgitanud seda ka, et noh, ta ei küsi veel, aga ei märka niimoodi, meil ju mujalt seda mõjutust niimoodi väga sisse ei jookse, et me puutume suht vähe kokku inimestega, aga mina olen perenaise rollis kodus. Ja noh, reaalselt nagu koristan iga päev ja pigem kokkan mina ja käin toidupoes, eks ole, ja tegelen lapsega, laps on enamasti kodus, on eriti suvel nüüd, kus kooli pole. Aga siis me oleme seletanud ka, et esiteks on mulle see, noh, mulle on kaasa antud kodunt see isa poolt siuke koristuse friigi monklikkus nii-öelda. Ja see ei ole kuidagi halvustavalt öeldud isa kohta või mulle nagu meeldib see. Jah, kohati on see kurnamine, kui tegelikult tunnen, et tegelikult võiks ka partner panustada rohkem, aga samas lapsele oleme seletanud ka, et aga miks emme võib-olla vähem teeb, on see, et tema, tal naisel on füüsiline ettevõtte seotud füüsiline asukohaga, ta peab seal olema. Mina töötan kodus, noh, siis on ilmselge, et mina neid asju ka siin rohkem teen. Kui ta pikad päevad tuleb hilja koju, siis tema ei jõua teha nii palju asju. Et meil lapse üritanud ka seletada seda, et alati ei ole nii must-valge, et emme issi teevad, et issi on nüüd mingi naise rollis kodus on, et ei ole. Ma ikkagi olen see, kes peamiselt nagu ka teenistuskoju toob või nii edasi, aga lihtsalt minu tingimused on vastavad tänale olukorrale, ma olen kodus. Noh, kas see teine teeb seda siis. Et aga see on vahel on vestlused, kuidas naisega mõnikord, et kuidas leida seda mingit nagu balansi kohta, sest noh, kui ikkagi keegi on üks kogu aeg vastutab kodus erinevate asjade eest ja olme eest ja lisaks enda mingite asjade eest ja enda mingid enesareng ja enda protsessid sees, siis paratamatult tekib siuke overwhelming tunne, et fuck, ma ei jaksa enam. Ja siis neid vestlusi on ka nagu olnud, et kuidas seda tasakaalu leida siis. Et kui üht poolt kotib vähem, teist poolt kotib rohkem, sest see, et maja on sassis või ma ei tea, siin mingi asi on koristamata, see on minu mure. Teda võib-olla veel ei eri, sest tema see mustuse level on nagu madalamal või kõrgemal, see on alles tulemas, mul juba karjub, vaata. Et aga see juba karjub, see on kuskil kaasa antud, et nii varakult karjub. Et ma nagu praegu vaata on siin, et siin tegelikult ei ole nagu väga otseselt midagi laiali, et aga näiteks see unnik seal, ma olen tegelikult juba nagu tunnen, et
et sitaks häirib see tegelikult. Aga ma tean, et peaks kapikord tegema, aga ma ei viitsi, sest see ka uputab samamoodi seal. Ja mina vaiteks vaatan, minu jaoks on normaalne, ei häiri üldse nagu. Ja mul naine ka, et aga see on nagu okei, aga mind häirib või see lapse asjad nurk vaata siin põrandal. Et praegu on megave asju siin, mõnikord on siin niimoodi uputab lihtsalt. Mind hullult häirib juba. See on minu teema. Aga see ongi see, aga samas on see kommunikatsiooni koht ka, et ju mõlemad partnerid ja suhtes oled ka pere keskelt, vahe pole, kes need pereliikmed on, et ka laps peab aru saama, et kui jah, isad häirib, siis ma ei koini niisama, aga tegelikult mul peab ka hea olema. Ei saa üle sõita sellest, et mul on pohku, ma ei viitsi koristada, isal on vaja, aga mina tegelikult ei taha koristada, ma tahan mängida, aga mind ju häirib ka, teisega ka arvestama. Ja see on hea teema ja meil isegi see läks üsna valutult paika. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et ma ka hästi palju tegelen nende vajadustega, mis seal vajaduse taga on. Ja mina näiteks usungi seda, et kompromiss ei ole see, et keegi järgi annab. Mina usun, et kompromiss on see, et mõlemal on nagu vajadus selle taga täidetud. Aga tihti me ei näe neid vajadusi seal taga. Too mingi lihtsama näite. Me läksime poodi Selverisse, tahtsin jäätist. Mina tahtsin proovida lamuu uut maitset, ja me otsustasime, et me ka nagu natukene oma keha eest paremini hoolitseda, et siis võtame ühe jäätise 2 peale, et selle me tegime enne juba kokkuleppe. Ja selline lihtne eluline asi. Ja minu mees ütleb, et see maitse tundub väga rõve, nagu ma ei taha seda. Ja siis minul on ju valida, et kas hakkamegi kaklema seal leti ääres, mis me siis teeme. Ja siis mina ütlesin, et mina mõtlesin enda jaoks niimoodi, et mis on tegelikult selle taga, et ma tahtsin seda uut maitset, kas ma tahan päriselt seda mingit virsiku maitset või ma tahan uut kogemust saada, mingit uut nagu maitseelamust. Ja ma sain enda jaoks selgeks, et mina tahtsin sealt tegelikult saada midagi uut maitseelamust, ma ei taha enam süüa seda mingit vanilijäätist, vaata, mida me iga nädal sööme. Tema tahtis lihtsalt midagi maitsvat, ta oli jumala savi nagu muus asjas. Ja siis me leidsime, et lamuul oli ka mingi uus maitse välja tulnud, mis nagu mulle tundus nagu aktsepteeritav, talle tundus, aga mõlema vajadused said ju täidetud. Mina sain oma uue maitseelamuse, tema sai selle. Ja niimoodi nagu mõeldes me saame nagu paremini aru vaata, et nagu kus kohas see kompromiss tuleb. Teinekord oleks olnud okei, lihtsalt osta 2 potsikot ka. Teinekord on hea, osta ka, et kui sa üldse ei saa nüüd kokkuleppel on ja sa ikkagi tunned, et sina tahad ühte ja ma ikka tahan seda maasikat, eks ma siis oleks vaata ostnud ka. Ja mis me ikka jaurad seal? Jah, täpselt. Et siis on see, et sööd siis pool potsikut täna, ma ei pea kõike sööma ju. Jah, sa mainisid enne diivani tassimist, et mööbli liigutamiseks on väga 2 inimest ja suhtes ka 2 inimest enne siis nagu samas kontseptsioonist, aga teise näitena, mis mind ennast hullu kõnetas aasta tagasi. Omandust oli kirjanik Robin Sharma, kes tõi nagu sükse näitega kuskilt oma elust, et suhe nagu tants, vaata, et kui sa tantsid tangot või mingid muud tantsustiili, vahe pole millist, siis tantsitakse koos partneriga tihti peale, kui on paaris tants. Aga et üksi tantsida ei saa. Vähemalt mingid stiile, veider on ikkagi koos. Et siis tülide lahendamine on ka selline, et kui tüli on, siis tüli on ikkagi koos. Üksi tülitseda on võimatu. Et kui targem annab järele see mõttes, et kui see üks inimene otsustab, et ta ei panusta sellesse tülisse või sellesse mingisuguse välja kasvanud eskaleerunud olukorda, siis üksinda tantsida ei saa. Sa ei saa närvitseda üksinda seal, sa pead ka maha rahunema, sest et sa näed, et partner on ammu juba eemaldunud sellest nagu eskaleerunud olukorrast. Ja see nagu pani mind ka mõtlema, et nagu huvitav taipamine, et tihtipeale, et ongi, et targem annab järele, kui sa tunned ikkagi, et on vaja võtta paus või eemalduda, siis näiteks ka see kohta on väga okei öelda kuuled, et tead, et ma ei taha hetkel rohkem rääkida, ma vajan korraks oma aega, vaikust ja see on jumal okei. Vanasti oli see probleemi koht kohe, et issand jumal, nüüd me ei räägi 4 päeva või ma ei tea mitu tundi. Aga mõnikord meil reaalselt tekivad ka olukorras, ma tunnen, ütlen ka, et ma ei suuda sinuga rohkem rääkida. Et nüüd on stopp, ma tahan korraks vait olla. Ja saan samastuda selle sinu näitega ja meil on samamoodi, et aeg-ajalt tulebki nagu eemalduda, sellepärast, et kui jällegi tuua teise konteksti näiteid, siis selle ärevuse pealt sa ei mõtle mingid nagu kuigi tarkasi lahendusi välja. Sa ainult näed seda jälle, hoopus sa klapid peas, näed seda, mida su see tunne sulle öelda tahab, et mulle on liiga tehtud või mind ei nähta või mind ei mõisteta. Et selle koha pealt ma olen nõus, et vahel on vaja ka eemale minna ja tegelikult seda aega anda partnerile ilma, et ma kohe kardan, et ta lähebki igaveseks siin õue jalutama või teise tuppa rahunema või mis iganes. Et see on ka hästi oluline, et
see, ütleme, ärevamate mustrite puhul on see hästi tüüpiline, et kui inimene läheb konfliktist välja, siis mul on tunne, et ta on igaveseks läinud. Et nüüd nagu on, nüüd ongi pekkis ja rohkem me enam nagu hakkame ka veest jälle vaatama, on ju kortereid, on ju. Aga siis mis on nagu turvalise mustri juurutamisel, mis hakkab tekkima, on see võimekus anda teisele seda aega ilma, et ma ennast kaotaks seal kuidagi või läheksin ketrama ärevusse. Vaid ongi see, et see on okei, et ma tean seda, et vahet ei ole, oleme korra eemal, me ikka tuleme tagasi kokku rääkima. Aga seal võib juhtuda sükes, et kui jällegi partneril on neid vältivamaid mustreid, siis ta hakkab vältima seda tagasitulekut, siis on niimoodi, et võtad teema üles, et okei, meile juba nagu jäi meil süke kahtlane asi, tahaks selgeks rääkida, tema nagu, ei, praegu ei ole õige aeg ja ma praegu ei ole selleks valmis ja ma praegu ei saa ja mul on kiire siin üldse ja ta hakkab leidma nagu, mina olen pigem meie suhtes olen nagu see pool, kes kui mul see mingi vältiv muster on aktiivsem või kuidagi mõjutab rohkem, siis täna enam mitte nii väga, aga on olnud niimoodi, et mina siis hakkan ka, küll oli minul, seda oli ka partneril niimoodi vastamisi, et hakkame leidma mingeid põhjuseid, miks mitte tagasi tulla, sest ebamugav on tulla. Ebamugav on hakata mingi tunnistama, et ma mingi tegin valesti. Ja võtta vastutust seal, et mina ka käitusin pahasti sinuga, näiteks tõssin häält või nagu tegin midagi, ütlesin midagi nõmedat välja, mida ma tegelikult tahtnud öelda. Aga see harjutamisega saab meistriks. Et alguses ongi, nagu sa ütlesid, nädal aega, hõljud ringi, kuidagi tuled tagasi mingi lambise teemaga üksteise juurde, siis läheb on ju 5 päeva, siis läheb 3 päeva. Meil oli vist kõige suhte alguses kõige suuremad süksed nagu eemaldumispausid olid äkki 5-6 tundi. Siis me olime juba suhtesse minekus juba sellises kohas mõlemad, et nagu valmis selleks. Ja täna on selleks nagu siis, ma ei tea, minutite küsimus, kui sa korraks nagu raunad maha ja siis reguleerid ennast ära ja siis ütledki partnerile, et mida ma siis tegelikult mõtlesin või suudad rahuneda. Muidugi oleneb konfliktist, võib-olla mõni teema ikkagi on ka nagu mitu tundi ole teemale niimoodi. Aga on juba ka õnnestunud meil sellist asja, kus me kohe ütleme. See on väga imeline tegelikult, mis ma olen märganud nagu meie suhte arengus, et me käisime jalutamas seal kuskil pargis ja mu partner ütles midagi, ma kohe tundsin, et mind närvidele käib, mingi asi käib nagu häritab, on ja ma ütlesin talle kohe, et ma suutsin talle kohe öelda, et stopp, ma praegu tunnen, et see, mida sa räägid, see täiega häritab mind. Ma ei tea, miks, aga nagu ma tunnen, et ma lähen vihaseks ja siis ma hakkan rääkima oma seda sisekõnet, mis minu peas toimub, seda dialoogi, ma hakkan talle nagu rääkima ja tema ei lähegi kaitsesse, nagu ei läingi kaitsesse, vaid ta kuulab selle ära, ütleb, oota, kuule, see on täitsa aru saadav, vaata ju, ja niimoodi nagu arutame ja nagu ongi kõik.